Siin Tallinna kesklinnas kaubamaja kõrval asub Rävala 8 hoone, legendaarne projekteerijate hoone, mis aga aastaid ja aastaid on olnud tühjana. Enne seda oli keskkonnaministrina Villu Reiljan hädas selle maja mahamüümisega, mis viis ta ka kohtupinki, aga avalikkusele on ta suletud olnud, aiad on ümber, kuid nüüd vähem kui kuuks ajaks avaneb selles aias väike pragu ja sissemineja näeb taset. Tase on Eesti Kunstiakadeemia selleaastaste lõpetajate tööde näitus ning kunsti tehakse Kunstiakadeemias väga erinevates valdkondades. Tase lõputööde festivalil on siis väljas nii vabade kunstide, disaini, arhitektuuri kui kunstikultuuri tööd. Meil on väga erinevalised asjad. Tegelikult me selliste suurt teemat kellelegi ette ei ütle, igaüks saab ise valida, millele nad keskenduda tahavad. Ja see võib-olla ongi selle aasta märksõna, et saab tegelikult iga külastaja leida siit midagi, millele siis rohkem tähelepanu pöörata, võib-olla mõnest asjast mööda kõndida, aga kindlasti on see väga põnev komplekt, mis siin majas kokku saab. Kuigi iga töö on erinev ja iga üliõpilane oma soovide ja unistustega omalaadne, voorub välja üks kandev fookus – ruum meie ümber. See, et milline ruum on meie ümber, see on nagu indikaator. Et kas ta on lagunev maja või ta on veel koroonajärgne mingisugune taju. Et selline ruum ja mida ta tegelikult tähendab, see on päris palju esil. Huvitav on see, et praeguses sellises globaalses segadikus meie üliõpilased ei tahagi nii väga võtta otseselt poliitiliselt sõna, et pigem minnakse nagu isikliku reaktsiooni kaudu lähedale nendele teemadele, mis meid kõiki mõjutavad. Iga päev kella 7 ja seda 19. juunini on aga koos näitusega võimalik piiluda ka paika, mis avalikkuse eest aastaid varjul olnud ning millega kindlasti paljudel seotud nostalgilised tunded. On ka huvitav piiluda, milline oli töökeskkond nõukogude ajal. Kõnekas on tõesti ka see, et selle aastane tase toimub siin Rävala Puiestee 8 majas, mida paari kuu pärast võib-olla enam ei ole või üsna kindlalt läheb maja ju lammutamisele. Nii et Kunstiakadeemia tase on näidanud ka võib-olla siin linnaruumis selliseid hooneid, kuhu muidu ligipääs puudub või mida võib-olla nähakse viimast korda, et me oleme nagu selline nomaadlik festival, mis igal aastal avab publikule siis mingisuguse uue maastiku. Selles suhtes ma pean teid küll hoiatama, et see ei ole näitus, kus saab korraks läbi hüpata. Siin läheb kaua aega, hoone on suur, kunsti on palju ja detaile on palju. Siin on näiteks vanad telefonid peidus.